Nii tunned ära rallimehe, ta seisab tee ääres. Vihma ei saja, tal on keep seljas ja ta näeb välja nagu fucking kloun on ju. Tere hommikust, kallid vaatajad. Oleme tulnud siia. Kohe saan väljas käest. Mis päev täna on? Täna on laupäev. Oleme tulnud siia Rapla rallile ja 4 päeva. 4 päeva olen olnud siin. Aga tulime siia Rapla rallile ja et saada parimaid kohti. Olen 4 päeva olnud siin juba ja mul on rallimehe varustus olemas, mul on müts ja see on ka kõik. Rallimehel rohkem midagi ei ole. Ma loodan, et see on õige põld, aga vaatame, äkki näeme mõnda ralliautot ka ja mingid inimesed kogunevad siin. Nad tulid just praegu ja nad on parema koha peal kui mina. Et esimene nagu ebaloogiline samm rallimeeste poolt. Miks tulla mitu päeva varem? Tulevad. Kiirabi tuleb juba tõenäoliselt. Või tuleb politsei mulle eri. Ma ei tea, kui väga imelikud ralliautod. Ma olen teleks teistsuguseid näinud. See on mingi Toyota Highlander. Aga ma ütleks, tema juhib. Siis on vilkuritega ralliautod, siuke huvitav. Nojah, see on mingi 2 nädalat ootamist. See oli seda väärt küll. Näed, jälle üks auto sõidab. Kui siin varsti midagi pihta ei hakka, siis see tuleb üks väga pikk ja igav saade. Nagu mingi kuradi reality show Eestis. Mul on kohting ise endaga põllu peal. Kõige põneva hetk oli see, ma nägin kiirabi autot seal sõitmast taustal. See oli äge. Pean risse nagas võtta. No jah. Ei, ralli on kõva, ma hakkan nüüd edaspidi käima kogu aeg rallid. Mingi paugud käivad, kõik on võsad, aga kuule kindel, et me oleme ikka õiges kohas. Selles mõttes. Oh, mine muffi. Mine muffi. See oli vinge, mitte 10 euki väärt, aga juba hakkab tulema. Ütleme, selline euro on tagasi teenitud. Nii, nüüd mõni minut hiljem tuleb teine. Vana oleks ääre pealt välja painanud, aga jäi teele. Kusjuures mulle tundus, et see kõrvalist üldse tukkus. Aga see on vist Boltiga võetud üldse, aga ma vaatasin ka, et siin pakkus Boltiga saad see suht kiiresti kohale. Aga ma ei tea, ma panen midagi külge ja äkki toob head enne ja rohkem autosid, ma ka ei tea täpselt. Näe, juba tuleb. Ops. Et olla veel rohkem rallifänni moodi, olin kaasa võtnud assortii oma lippudest. On nii, Eesti rallile tuled lihtsalt Eesti rallil, kus kõik sõitjad on eestlased ja siis päed Eesti lipu külge endal. Mäletagi täpselt, miks ma selle lipu kaasa võtsin. Mingi Moskvitš tuleb sealt jälle.
see oli päris hea, kusjuures ma vaatan, et seal nad ühes kurvis peale seda puud niiviisi siluvad selle kurvi ära. Ma kujutan ette, et teine katse on ka siis keegi võtab küll see karjuse maha. See on nagu vormel, miks inimesed üldse vormeid ootavad õnneks. See on hästi põhjus, miks vormeid vaatavad. Kogenud rallispetsialist võin öelda, et see oli kõige aeglasem kurv ja napilt ei teele, nii et jah. Nojah, nüüd 10 minutit võtsin kokku praegu jälle. Kas sinu katse on kuiv? Mis sa oskad vastata, kui laupäeva hommikul keegi küsib, kas sinu katse on kuiv? Suht. Nojah. Esimene vasak laager oli läbi, kes kuulis. Ma ei tea, kui hästi see sinna linti jäi, aga kägis. Kaardilugeja oli nii lühike, et ei näinud teedki. Päris mingi 1.4 või? Vanapäev jumala puusalt loeb ainult vihikut põhimõtteliselt. Tibutama hakkab. Mul on veel üks rallimehe aksessuaar, rallivaataja aksessuaar. Peaks seda kasutama. Mul läheb mingi veits aega, et see aru saada, mis asi see on nüüd. Mis asi see on nüüd? See poncho või? Kuidas seda võivad selge saada? See on nagu see kilekott seal poes, seal see tädi teeb vähemalt lahti selle. See on vale otsa. Ei ole. 2 kapuutsi otsa ju. Nüüd ma tean, miks see ralli põnev on. Sul jääb ralli vaatamata, seepärast sa üritad endale müüa. Kand tossi selga ja... Aitsa. See läks katti. Kusjuures, ja siis sa vaatad neid rallivendase, siis nad seisavad seal raja juures nüüd. Mis kasu sellest on? Nii tunned ära rallimehe, ta seisab tee ääres. Vihma ei saja, tal on keep seljas ja ta näeb välja nagu fucking kloun oli. No nägite, kus mees tegi tööd. Nagu kuradi Art on senna. Nurmenukud.
tundub, et siin on vist jah, mingi breik on vahel. See on nii põnev sõita, nii et WRC.com võiks nagu ikka Rapla rallit üle kanda, aga see on nii, WRC.com on nii mannetu leht, et Rapla ralli lihtsalt ei taha sinna, et nad nagu promoks. Lähme korra uurime natukene päris fännide käest ka, et mis siin siis täna toimub ja mis nemad sellest rallist arvavad. Kohavalik, nii palju ma juba sain teada, et kohavalik pidi meil kehva olema, eks ju. Aga kuidas teie arvad? Täna sõit oli? 3 sekundit kiiremini. Väga okei. Selles suhtes, et endiselt meie toetusekipaaž on nii-öelda rajal, kelle poolt meie oleme ja lõpetasid ilusti ja läheb aina paremini. Ma vaatasin jah, et mingi moment hüpsite siin kohe karvapallide ja püsti kaasa olema, et ma saan aru siis kellegi tuttav naaber. Jah, minu elukaaslane sõidab. Okei. Aga vaatasid juba seisu ka, kuidas tal läks? Esimesed? Esiotsa. Õige pundi leidsime ühes kuhu tulla ikka. Esimest juurde ikka. Teine variant on see, et kätte ei saaks, et selliseid. Me vaatame siis natukene ringi siin boksialas, kus nad siis praegu pool tunnikest on juba põhimõtteliselt kõik oma autosi nokkinud ja pool tundi on veel jäänud. Vaatame, mis siin täpselt tehakse. Lähme vaatame, kas me selle silmame kusagil seda 50-ndat ka või? Nüüd jäi silma see 50 ka. Lähme vaatame, kas juht on saba sõbralik, kui olid tema fännid. Räägib meie 2 sõna äkki juttu ka. Jõudu härrased. Vaatasin teil täitsa fännklubi oli seal tee ääres. Ja, vajasime nendega ka natukene juttu. Ja, mõtlesime tulema vaatama, kuidas läheb. Kuidas on? Aga see, ma kuulsin, mingi teise käigu probleem oli alda. Ja seda teist käiku ei ole enam. Enam ei ole. Seda probleemi ei ole, enam ei ole. Teine käik võiks tegelikult ju suht oluline olla, ei ole või? No põhimõtteliselt küll, sirge peal lõppkiirust mõõtsime, siis lõppkiirusele 10 kilomeetrit on sahet. Selle uhke Clio taltsutajaks on Olavi Paju ja Martin Kuris. Rapla rallil oli küll Oliveri kaardilugejaks selga hoidva Martini asemel, aga hoopis Raul Kask. Auto ehitamisel on meeste sõnul kulunud lõpmatu arv töötunde ja tundub, et neid tunde kulub veel ka pärast ralli lõppu. Ja siis koju garaaži remontima tagasi. Auto südameks on Renault Spordi 2-liitrine mootor, mis arendab nüüd nende töötundide tulemusel üle 200 hobujõu. Ja tasub tõesti mainimist, et suuresti on nad siiani kõik ise teinud. Aga nüüd on plaan tõrkuva käiguesti tõttu siiski pöörduda asjatundja poole. Ja nüüd vaatame, äkki leiame kellegi spetsialisti, kes tegeleks nende kastidega ja viime mingi spetsialisti kätte vastu. Kas teed korda ja siis äkki kestab. See hetk, kui meie hoolduspausi ajal telgi all juttu puhusime ning ralliti ei sõita veel 4 kiiruskatset, kiskus ilm vihmaseks. Mis see sadu tähendab? Läheb mingi teine ref alla või lihtsalt tuleb arvestada sellega, et libedama? Oleks teisene ref panna, siis paneks teise refi. Arvestades, et ühe refi hind on umbes 300 €, siis erinevate olude jaoks erinevate refide soetamine on kulukas, rääkimata suurest pildist. Kuhu suurusjärgu see summa jääb, mis siia laotud on niiviisi? Ei julge mõeldagi. Ei no, tundub, et vähe sellepärast. Võiks veel rohkem panna. Sadama hakanud vihm tõi neile kaasa veel ühe mure. Ma ei tahakski nagu siit telgist ära minna. Nii et vaesed rallimehed pidid meid veel taluma. Me ei saa väga midagi teha. Asju ei ole lihtsalt.
hästi siin remontima ei hakka. Piduritega ei ole ka midagi teha. Ja piduritega oli neil selline lugu, et need kuumenesid katsete keskpaigaks üle. Nimelt olid nad sunnitud sõitma tavaliste klotsidega, mitte spetsiaalsetega, mis olid küll tellitud, ent ei jõudnud õigeks ajaks kohale. Küll aga on neil plaan kogu pidurisüsteem tulevikus välja vahetada. Kogume raha. Vaatamata kõikidele tagasilöökidele saavutati Rapla rallil oma klassis võit, kusjuures esikolmik mahtus vähema kui 30 sekundi sisse. Tore lisandus kodusesse auhinnakappi, kus ruumi pidavad veel olema. Ja palju karikaid on kodus juba? Kuule, aga jätame inimesed rahul, on hea. Seekord sai selline saade, ilm läks natukene käest ära, jätsime mehaanikud asja kõik rahule. Siin ralli käib edasi, aga meie saime oma isu täis ja lähme koju ära. Kiirelt siis subscribe, like, share, nagu ikka ja vaadake seda autot.